tere! Selles videos leiate info ja juhised, kuidas registreeruda lõpueksamile ning milliseid toiminguid seoses sellega teha tuleb. Info bakalaureuse-eksamile registreerumise kohta on leitav Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi kodulehelt õppeinfo alt. Kõigepealt räägime eksamile registreerumisest, mis on kõikide bakalaureuse õppekavade puhul sarnane. Seejärel käsitleme uurimistöö esitamist, kuhu, kellele ja millal töö saata või üles laadida ning viimasena vaatame lihtlitsentsi puudutavat infot. Alustame registreerumisest. Lõpueksamile registreerumine toimub õisis. Valige õisis sakk, dokumendid, avaldused, muud avaldused ning kirjutage sinna lause "Palun registreerida mind kevadsemestril toimuvale lõpueksamile". Avaldus tuleb esitada hiljemalt 5. mail kella 3. Kui avaldus on esitatud, siis täpsustage kodulehelt üle, mis ajaks ja kuhu tuleb uurimistöö esitada. Uurimistöö esitamise kuupäev on kõikidel kavadel, välja arvatud kultuuriteadus, nagu eksamilegi registreerumise aeg 5. mai. Kultuuriteaduse õppekaval tuleb töö esitada alles 12. mail. Kordan veel, et see, kuhu uurimistöö esitada või kellele saata, on märgitud lõpueksamile registreerumise info juurde. Nüüd jätkame uurimistööd puudutava infoga. Kõigepealt, uurimistöö pealkirja kirjutamine. Sageli murtakse pead selle üle, et kuidas uurimistöö pealkiri ikkagi kirjutada. Tegelikult on see väga lihtne. Töö pealkiri tuleb kirjutada vastavalt keele, milles töö on kirjutatud, pealkirja vormistamise reeglitele. Kui töökeel on eesti keel, siis vaadake palun Eesti Keele Instituudi pealkirjade vormistamise juhendit, mille leiate lihtsasti üles guugeldades EKI + pealkiri. Kui töö on mõnes muus keeles, siis vaadake selle keele pealkirjade õigekirja reegleid. Juhul kui vajate abi, kuidas uurimistööd vormistada, siis tutvuge palun Humanitaarteaduste Instituudi kirjalike tööde vormistamise juhendiga. Juhendi leiate siit. Uurimistöö faili nimeks tuleb panna autori ehk teie nimi. Fail, millel on nii teie kui ka juhendaja või juhendajate digiallkirjad, tuleb esitada PDF-vormingus, kas Moodle'isse või Google Classroomi ja kui palutud, siis ka oma õppenõustajale 5. maiks. Erandiks on siis vaid kultuuriteaduse eriala üliõpilased, kes esitavad töö 12. maiks. Järgmiseks räägime lihtlitsentsist. Samal päeval, kui esitate oma uurimistöö, tuleb teil saata oma õppenõustaja meilile digitaalselt allkirjastatud lihtlitsents, millega annate nõusoleku oma uurimistöö reprodutseerimiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks. Õppenõustaja kontaktid leiate vajadusel TLÜ kodulehelt. Lihtlitsentsi tuleb kirjutada töö pealkiri ja juhendaja või kui juhendajaid oli mitu, siis ka kaasjuhendaja nimi. Juhul, kui töö on kirjutatud võõrkeeles, siis lisage lihtlitsentsile kindlasti ka eestikeelne pealkiri. Veel kord, lihtlitsentsil peab olema ainult teie allkiri, juhendaja allkirja, ei ole vaja sellele võtta. Nii, mis saab edasi? Edasi tuleb hakata valmistuma eksamiks ja uurimistöö kaitsmiseks. Tuletame ka meelde, et eksamite ja arvestuste tulemused peavad olema õppekaardil hiljemalt 3 tööpäeva enne esimest eksami osa. See tähendab, et üliõpilane ei pääse lõpueksamile, kui mõnes aines on tulemus puudu. Seepärast tuleb õppejõududele aegsasti märku anda, et olete lõpetaja ja vajate tulemusi võimalikult kiiresti. Juhul, kui teie õppekava näeb ette uurimistöö retsenseerimist, saadab õppenõustaja retsensiooni hiljemalt 1 päev enne kaitsmist üliõpilase ülikooli meilile. Seega on oluline, et vaataksite oma TLÜ meili regulaarselt. Kaitsmiste ajakava. Info selle kohta, mis päeval ja mis kell eksam toimub ja millal on uurimistöö kaitsmine, leiate instituudi kodulehelt. Kui teil on kaitsmise protseduuri kohta täiendavaid küsimusi, siis võtke julgesti ühendust oma õppenõustajaga. Soovime teile ülikooli lõpetamiseks jõudu ja külma närvi.